kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tants, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Täna räägime Aleksandri tehnikast ja see saade on kõigile, kellel on väikseid või suuri väljakutseid seljavaludega, kaelapingetega, ärevusega, stressiga või kes lihtsalt on mõnusalt uudishimulik ja tahab teada, kuidas enda keha veel paremini toetada. Soovin sulle mõnusat kuulamist. Minu tänaseks saatekülaliseks on armas ja särav Anna-Liis Lao. Ja Anna-Liis on Aleksandri tehnika õpetaja, praktik. Ma juba ennem seda saadet nägin, kuidas ta siin praktiseeris. Vaikselt mudis ennast ja ka koolitaja. Ja mul on hästi hea meel sind siin tervitada. Tere! Tere! Nii tore on siin sinuga täna olla. Aitäh! Mina ise olen sinu juures käinud ühe korra, lihtsalt et aru saada, mis sa teed. Ja sinus on sellist mõnusat, ongi täpselt selline mõnus energia, aga samas hästi maandav. Et selles mõttes on, ma arvan, väga õige amet endale valitud. Et ei tõmba inimest kuidagi oma energiast tühjaks, vaid just annab oma energiaga teisele energiat, aga siis veel sellised mõnusad praktikad sinna juurde. Aga inimesed tavaliselt jõuavad nende teemadeni, millega nad tegelevad mingil põhjusel. Tavaliselt läbi enda mingisuguse vajaduse või läbi enda valu. Et mis oli sinu kehas või elus siis see koht, mis sind viis selle Aleksandri tehnikani, millest me siis täna põhjalikult üldse rääkima hakkame, nii et ära muretse, me räägime sellest kuulajale siis, et mis see Aleksandri tehnika on. Mina jõudsin Aleksandri tehnikani 10 aastat tagasi, et ma olin võrdlemisi noor siis, 21, nii et üsna varakult ja nagu sa ütlesidki enda tegelikult murekohtade tõttu, et otsisin lahendust oma valuteemadele, kroonilise valuteemadele, pingetele ja kuidagi sellised lühiajalised lahendused mind ei toetanud piisavalt, ja kuidagi väga niimoodi loomulikult jõudsin selleni. Aga muidugi enne olin tõesti käinud füsioteraapias ja nõelravis ja massaažis ja igasuguseid asju proovinud, aga millest ma võib-olla kuidagi esimesena aru sain, kui ma jõudsin Aleksandri tehnikani, oli see, et vau, et ma tegelikult on vaja nagu sügavalt endasse vaadata. Ja on vaja nagu lähenemist, mis vaataks mind kui tervikut, et ma saaksin kuidagi integreerida oma kehameele ja kuidagi õppida ennast reguleerima, et ma sain aru, et selleks, et mu tervis paraneks, on vaja mingit teistsugust lähenemist, integreeritud terviklikku, sügavat, järjepidevat, jätkusuutlikku lahendust, nii et see viis mind Aleksandri tehnikat õppima, kui ma olin 21. Vau, 10 aastat, see on päris pikk aeg. Kas see oli kuidagi guugeldades, kas sa mäletad seda, kas keegi soovitas sulle seda? Õppejõud soovitas ja, et kuuled, Hanna, et mine proovi. Et ma olen väga palju head kuulnud, nii et õppejõu soovitusel. Aga räägime siis sellest, mis asi see Aleksandri tehnika on, et kui sa peaksid seda selgitama inimesele, kes pole sellest mitte kunagi kuulnud, siis kuidas sa seda teeksid? Selle tehnika arendas välja Frederick Matthias Alexander 1890-ndatel, nii et üsna ammu. Ja tema oli siis Austraalia näitleja ja kui me vaatame tema isiksust, mis teda paelus, siis teda paelus inimene kui tervik. Teda paelus inimese potentsiaal, inimese keha ja inimese meel, kuidas nad kokku tervikuks ühenduvad, inimese liikumine, hingamine, eneseväljendus, hääl, tervis, heaolu, harjumused, harjumuste muutmine, et mulle tundub, et need teemad olid tollal õhus väga tugevalt, et kui vaadata Aleksandri nii-öelda kaasaegseid
ja tema enda lugu tegelikult algas ka otsingutest, et mis on nagu see, mis ta enda jaoks teha saab, et iseennast aidata ja ennast reguleerima õppida, nii sai see kõik alguse. Minu tänane definitsioon on sellele, et ikkagi, et Aleksandri tehnika on eneseregulatsiooni meetod, et see on oluline, et me näeme seda kui vahendina teha endaga tööd, mitte kui see, et sa lähed kellegi juurde, keegi teeb sind terveks, et see on ikkagi töö endaga. See on somaatiline ehk siis kehaline, aga samavõrd palju, kui ma töötan ikkagi kehaga, siis ma töötan ka mõttekorrusega. Ja selle tehnika nii-öelda keskne idee on ikkagi see, et me tegeleme nagu eneseuurimisega, et use of the self, enesekasutus uurimisega. Enesekasutus tähendab siis seda, et kuidas ma mõtlen, millised on need mõttemustrid, millised on minu emotsionaalse reageeringu mustrid, millised on minu hingamise, liikumise, kehakasutuse mustrid, kuidas need korrused on seotud, mis on need harjumused seal, kuidas neid harjumusi ümber kujundada, ehk siis ümberõppe. Ja kuidagi niimoodi ma seletaksin, et eneseregulatsiooni meetod. Kas kui ma küsiksin, et mis ta ei ole, kas siis, mis ta siis ei ole? Mulle meeldib see küsimus. Ta ei ole teraapia. Kuigi ta võib mõjuda teraapiliselt, eks ole, aga ta ei ole teraapia, ta ei ole mitte midagi esoteerilist või tegu ei ole selles mõttes, sa ei pea millessegi uskuma või kellessegi uskuma, Aleksandrisse uskuma. Millega veel tegu ei ole? Tegu ei ole lihtsalt võib-olla mingisuguse võimlemisega, tegu ei ole mingi harjutuskavaga, et need ma nagu välistaks kohe. Aga kas tegu on kiire lahendusega? Et kui need, kuulaja võib ka mõelda, et kui need kiired lahendused töötaks, siis meil ei oleks ilmselt vaja, mul ei oleks tööd siis, kui kiired lahendused töötaksid. Et kindlasti ei ole tegu kiire lahendusega, et sa ühe korra tuled ja midagi suurt juhtub, see võib juhtuda, et sa koged sellist kergendust ja lõdvestust ja kohalolu ja maandust, aga sellisest ühekordsest justkui nagu vabanemise tundest ei juhtu tegelikult pikas plaanis midagi. Et jätkusuutlik areng ikkagi või jätkusuutlik elu, ennast hoidev elu, ennast tundev, teadev elu ikkagi see vajab endasse sügavamalt vaatamist. Seal on ju mitu kihti, et üks pool on see füüsiline, et sa võid ju seal sinu tunnis on ja vaadata, kus kohas midagi on, kuidagi asetseb on ja mingid praktikat teha, aga kui su keha on 30, 40, 50 aastat hoidnud mingit sundasendit on ja, või toiminud ühtemoodi, siis see vajab praktiseerimist, et see muuta ja siis kuna me mõlemad tegeleme närvisüsteemi ja kogu sellise mõttemustrite ja somaatilise keha kaudu on ja närvisüsteemi toetamise, siis see on täpselt samamoodi, et ega võib juhtuda nii, et sessiooni käigus on ja mingi suur asi kuidagi muutub, on ju, aga tegelikult see põhiline muutus ikka närvisüsteemis toimub ka korduste kaudu ja seda kordust sa teed ikkagi oma igapäevaelus, on ju. Aga sa ütlesid 1890. Kas sellest ajast saadik midagi on muutunud või kuidagi kaasajastunud või on see tegelikult suures plaanis ikkagi see lähenemine jäänud sarnaseks? Printsiibid on tegelikult jäänud nagu samaks, kui me vaatame nagu, et mis Aleksandri tehnika on või mille ümber see tantsel nagu keerleb, et printsiibid on jäänud samaks, aga mis on väga palju edasi arenenud, on ikkagi metoodikad. Väga palju on ka meil täna rohkem uuringuid, eks ole, kui meil oli varem, kuigi see ka kõik areneb kogu aeg edasi, mida aeg edasi, seda rohkem on meil uuringuid, seda rohkem on meil tegelikult seda nii-öelda lahti seletamise poolt, et miks see töötab, mis need mehhanismid seal taga on, et see kõik on veel nii lapse kingades, et see on siuke uus valdkond ikkagi, isegi kui me mõtleme, et 100 aastat vana, et ikkagi see on uus. Kas sina oma töös kasutad ainult Aleksandri tehnikat või seal on ikkagi tegelikult nii-öelda kogemuslikult sinna sisse lülitatud muid asju ka? Nii meeldivad see küsimus, et nii.
No ma ikkagi toon väga palju kõike muud ka sisse ja tegelikult isegi kui ma vaatan enda õpingute ajale tagasi, õpingud minu jaoks kestsid 3-4 aastat ikkagi igapäevast õpet, siis isegi meie õpingute kestel, ega meil oli seal õpingutel nii palju erinevaid asju sees. Et juba kui vaadata, et kellega ma koos õppisin, mul olid arstid, psühholoogid, füsioterapeudid, inimuurijad iga erineva nurga alt ja nemad ju tõid sinna õppe nii-öelda keskkonda ja protsessi omalt poolt nii palju kaasa, oma kogemust, taipamisi, praktikaid ja hiljem ka ma olen ju nii palju teinud koostöid läbi, mille ma ka õpin kogu aeg, eks ole, ja ma arvan, et selles mõttes minu jaoks just meeldib see, et Aleksandri tehnika on väga elav asi. Et ei ole päris nii, et kuskil 100 aastat tagasi mingi mees ütles, et nii on asjad ja nüüd ma teen samamoodi, et ikkagi ma väga palju toon ennast sinna, enda kogemusi ja võib-olla kõige rohkem on ikkagi mind õpetanud inimesed, kellega ma olen töötanud. Et ma kujutan ette sinu töös ka, et väga palju on ikkagi oluline tuua sisse seda nii-öelda uudishimulikku pilku, õigeid küsimusi õigel ajal ja just seda, et mingis mõttes lahti lasta kõigest sellest, mis sa juba tead, et võimalikult nagu puhta lehena inimest kogeda ja näha ja kõige rohkem, ma arvan, mind on õpetanud kõik inimesed, kellega ma olen teinud koostööd. Jah, seal juures on ju inimesed õpetavad ja siis sa ise ikkagi ka tunnetad ja lood oma kontseptsioone ja selliseid nurki on ju, et seda ma ise ka märkan, et kui ma ikkagi alustasin, siis ma tahtsin olla selline korralik. Ma tegin ikkagi by the book, nüüd on ikkagi niimoodi, et siin on lihtsalt nii palju segunenud, et mul tundub, et see Aleksandri tehnika ka, et on rohkem nagu selline kontseptsioon võib-olla õige, aga nagu mõtteviis, kuidas inimest vaadata, aga siis kuidas sa täpselt see inimesega tegutsed, on ju, et see on nagu juba see, et ilmselt iga praktik teeb seda ikkagi oma näoga ja omal viisil. Ja mul on alati kuidagi olnud sisse kodeeritud just kui selline innovaatilisus, et mulle meeldib luua mudeleid, mulle meeldib teha eksperimente ja ma arvan, et üks nii-öelda kvaliteet selle tehnika puhul ongi just see nagu eksperimentaalsus ja ma arvan, et see on see, mis loob kõige paremaid tulemusi ka nii grupitöös kui individuaaltöös, et mulle ma kindlasti teen väga palju enda asja ka ja ma arvan, et see ongi okei. Ma ei tea, kuivõrd selle Aleksandri tehnika teadlikkus minu arust Eestis on pigem nagu madal, et kas on ikkagi mingisugused müüte, mida sa oled kuulnud, mida võib-olla sa tahad ka siin kohe alguses ära kummutada? No nii, võtame ette. No võib-olla üks müüt on see, et Aleksandri tehnika on ainult muusikutele ja etenduskunsti valdkonna inimestele. Jah, see on selles valdkonnas võib-olla kõige rohkem tuntud, aga tegelikult see on igale inimesele. Meil kõigil on keha, meil kõigil on mõtted, meil kõigil on traumad, meil kõigil on emotsioonid, meil kõigil on igatsused, meil kõigil on murekohad, et tegelikult see on absoluutselt igale inimesele, kes soovib ennast paremini tundma õppida, ennast paremini reguleerima õppida ja õppida tõesti paremini toime tulema stressi ja ärevusega ja valu ja pingetega. Et see on võib-olla üks süke müüt. Ma arvan, teine müüt on see näiteks, et Aleksandri tehnika tegeleb ainult rühiga. Et kui me vaatame ikkagi Aleksandri enda raamatuid, mis ta kirjutas tollal, siis ta ei rääkinud nagu rühist, et kuigi ta rääkis sellest ka, aga ta ikkagi rääkis väga palju ka psüühikast ja kõigest sellisest teadlikkusest ja mõtteviisist tõesti. Ja see ongi tihtilugu ka huvitav, et algus võib-olla inimestele tundub, et me ainult korrigeerime seal võib-olla vaagent või natukene joondumist. Ma räägin väga palju koolitustel anatoomiast, närvisüsteemist, aga mida rohkem inimesed sellega tegelevad ja mida rohkem ennast jälgima hakkavad ja hakkavad neid seoseid looma nende erinevate kihtide ja nii-öelda tasandite vahel, siis tegelikult saadakse aru, et et ei ole ju ainult mingist rühist siin tegelikult juttu, et seal on palju rohkem infot, sügavat infot taga. Millised, ma saan aru, et mõtlen, et inimesed elavad hästi palju täna
pingeseisundis, on ju. Et nad on nagu mõtted lihtsalt rallitavad, on ju, ja see tekitab pinget, keha on hästi suures pinges. Et ilmselt suuresti need pinged, ükskõik mis nad siis on, kas nad on füüsilised või mentaalsed, on ju, tegelikult on need algpõhjused, miks üldse inimesed jõuavad sinu juurde. Et aga mis need sellised, ma ei tea, kes tavaliselt on need, kes siis jõuavad Aleksandri tehnikani või kes võiksid jõuda? Tihtilugu jõutakse minu juurde sellise jutuga, esimene lause on see, et oi, et ma olen juba igal pool käinud ja miski pole mind aidanud ja nüüd ma olen valmis. Mis asi see on? Ma ei tea, mis see on, aga mulle tundub, et äkki see võiks aidata. Et see on nagu selline korduv motiiv, et ollakse juba kõike teinud ja siis tahetakse, on mingisugune valmisolek tekkinud, et minna sügavamale. Ja tihtilugu need murekohad, millega tullakse, ongi kaelavalu, turjapinged, eks ole, lõuapinged, lõuavalu, peavalud, üleüldine selline võib-olla ajuudu ja raske keskenduda, selline laiali olek võib-olla, või siis ongi ka seljavalu näiteks või krooniline valu või tõesti liigesevalud, et need on nagu need murekohad, millega nagu tullakse, aga samamoodi ka nagu selline emotsionaalne pool, et tuntakse, et nemad ei juhi emotsioone, vaid emotsioonid juhivad neid, et nad on nagu pilla-palla, et tuleb väike tuulekena ja juba hopsti keskmest läinud ja ollakse väga nii-öelda emotsionaalselt reaktiivne. Et täitsa nagu väga erinevad murekohtadega, aga kõige tavalisemad ongi ikkagi stress ja ärevus ja pinged ja valu. Ja kui palju siis füüsilised pinged ja ärevus ja stress kokku käivad? No väga palju käivad. Protsentuaalselt sinu klientidest. No ikkagi tundub, et käivad ikka väga palju kokku. Isegi kui alguses ei tundu või ongi näiteks tuleb keegi ja hea näide lihtsalt, et oli mul üks kõne ühe naisega eelmine nädal ja ta ütles, et oi, et mul on nii tohutud kaela ja turja ja õlavõtme pinged ja tohutult juba valutab, on ju, keha karjub. Ja siis ma küsisin, aga miks sa siis pinges oled, eks ole? Ja see on nagu, ja siis see naine ütles mulle, et aga ma ei tea, ma ei ole mõelnudki sellele, et miks ma üldse pinges olen. See juba küsimus iseenesest avab meid väga huvitavasse kohta, et miks me siis läheme pingesse, et põhjusi on palju, aga võib-olla mõned sellised, millega mina oma erialas töötan, ongi näiteks üks asi on sundasend, et me kõik istume hästi palju ja seetõttu on väga oluline, et meie kehakasutus oleks võimalikult ökonoomne, kui me istume. Ehk siis, et kuidas ennetada nende üleliigsete lihaspingete teket, kui ma istun, eks ole, üks asi. Ülilihtne, aga võib-olla praktikast mitte nii kerge, eks ole. Et kui ma ikkagi istun nagu Kreeka eesal, on ju, 8 tundi esmaspäevast reedeni ja nii edasi, siis kui me arutame kokku, mitu tundi me nädalas istume niimoodi Kreeka ei olles, siis ei ole ime, eks ole, et meil igal poolt pinges on. Ehk siis meil on vaja nagu adresseerida seda poolt. Nüüd teine pool on ju krooniline stress, eks ole, et nii kui sa mõtled ju muremõtteid, kohe tunned, eks ole, kui sa tunned, kui su närvisüsteemis on see toht, sa tunned seda, et sul tekib lihastesse pinge. Nüüd probleem ei ole see, et pinge tekib, aga see, et me ei märka, et pinge tekib ja et me ei oska seda vabastada õigel hetkel. Ehk siis meil on vaja õppida märkama, jälle see toob meid sinna eneseteadlikkuse juurde, eks ole, et me ei saa muuta asju, millest me ei ole teadlikud. See tähendab, on vaja hakata iga päeva elus märkama, kuidas ma seisan, kuidas ma istun, kuidas ma hingan, kuidas ma räägin, milline mu stressitase on, mis mu närvisüsteemis toimub, eks ole, mis ma mõtlen, mis ma tunnen, kõiki neid asju, eks ole. Et alles siis tegelikult meil avaneb võimalus midagi muuta. Väga nõus. Et see on, ma ise kogu aeg korrutan seda samamoodi ja samas on ja võib tunduda, et see on selline, mis see siis ära ei ole, aga see märkamine on lihtsalt selle on kõige esimene samm ja sa pead seda hakkama rohkem tegema või me oleme nii tugevas selles automaatrežiimis ja nii paljud mustrid meie kehas ja ka tegelikult mõttemustrid on sellised, et me peame neid normaalseks, sest need on ju terve elu meiega kaasas käinud, on ju. Et hakata ka neid challenge ima, et mis tegelikult on normaalsus ja kas see on ju see, millega ma võiksin edasi elada või on seal midagi, mida ma saan muuta, on ju. Ümber kirjutada.
Jah, sest et me oleme ikkagi üdini harjumuslikud olevused, ehk siis me mõtleme neid samu mõtteid, mis me mõtlesime eile, nädal aega tagasi, suure tõenäosusega ka 10 aastat tagasi ja käitume, hingame, liigume samamoodi, nagu me oleme seda alati teinud ja ongi, nagu sa ütlesid, et see on muutunud nagu uueks normaalsuseks. Me harjume nii ära ka kõige sellega, mis ei ole tegelikult okei. Et ja ma tegelikult mul on üks küsimus siia üles kirjutatud, aga äkki sa vastad selle ära, kui ma teistpidi lähenen, kui sa ei vasta, siis ma küsin, et kui inimene nüüd tuleb sinu juurde, siis mismoodi see protsess hakkab välja nägema? Et ma saan aru, et seal on ju ka erinevad etapid, üks nendest on ju see teadlikkus, on ju, et aga mismoodi see protsess siis välja näeb? Nüüd tegelikult ei ole vahet, kas inimene tuleb minu juurde 1-1 tundi või ta tuleb grupikoolitusele, et selles mõttes need etapid on samad. Esimene ongi siis eneseteadlikkus, millest me juba natukene rääkisime, ehk siis, et ärgata üles sellisest uinunud olekust ja hakata tähele panema, ma olen siin, mis minus toimub, mis mu ümber toimub, kuidas ma reageerin välistele, sisemistele stiimulitele. Teine etapp on eneseaktsepteerimine. Ja see võib natukene kõlada nagu roosa manna, aga see on nii oluline. See on väga oluline. Et see on oluline ressurss, see on oluline selleks, et me looksime tegelikult oma närvisüsteemis turvatunnet, sest et nii kaua, kuni me hakkame ükskõik mis praktikat või tehnikat tegema sellise sisemise hoiakuga, siis need ei mõju, need ei tööta. Sest me sõdime sisemiselt endale vastu, et ma vahel kutsun seda selliseks nagu sisemiseks kindraliks. Et kui see sisemine kindral sulle seal põrutab, et kall vaba ja lõdvestu, siis ilmselgelt ei juhtu mitte mingisugust lõdvestust. Sellise sisemise nagu häälega ja ka sisepilgu kvaliteediga. Ehk siis selline eneseaktsepteerimine, väga-väga oluline turvatunne, sest et jällegi, kui me oleme enda vastu sisemiselt väga karmid, siis mida me ju teeme närvisüsteemi tasandil, me loome ise läbi oma sisekõne seda võitle-põgene-tartu reaktsiooni juurde. Me ei saagi sealt luubist välja muidu. Ehk siis on väga oluline see, et on nagu on. Praegu on nii, võtan vastu, ütlen kõigele tere, mida ma märkan, ei hakka kohe parandama, kõigele ütlen tere. Ja siis on, ütleme, eneseregulatsiooni etapp, mida mina näen seda niimoodi, mis on siis kõik need erinevad tehnikad, maandus, hingamine, töö oma nii-öelda silmadega, vaateväljaga, puudutus, tasakaal, koordinatsioon, joondumine, lihastöö optimeerimine, erinevad liikumispraktikad, kõik ma paneksin tegelikult sinna. Ja siis 4. etapina ma näen enesemeisterlikkust, või kuidas see siis väljendub, on ikkagi see, et kui meil on elus vaja, siis me oskame neid tehnikaid kasutada õigel hetkel. Ja need mõjuvad ja töötavad. Ja mingis mõttes närvisüsteemi tasandil me võimegi rääkida sellest, et meie närvisüsteem on taastanud oma paindlikkuse, eks ole, et kui midagi juhtub, asjad ei lähe päris nii, nagu me tahame, et me suudame nagu võimalikult kiiresti jälle jalad alla saada, ennast koguda, koondada ja siis nii-öelda luua rohkem valikuid ja valikute loomine ei ole ju jälle midagi abstraktset kuskil siin, vaid see on ka kehaliselt tuntav kogemus, kui meil on ruumi. Ja võib-olla kui sa kuulad ja mõtled, et ma küll ei tea, mis tunne see on, kui mu kehas on valikud või kehas on ruumi või kehas on maandus või kui kehas on ühendus ja selgus ja tugevus ja dünaamilisus, siis see on see koht, mida saab tegelikult edasi uurida, kus on meeletu potentsiaal, eks ole. Ja muidugi neid kihte ja neid etappe on nii palju veel peale seda edasi ja need on kõik integreeritud oma vahel ka. Aga niimoodi ma näen justkui sellist nagu õppeprotsessi järgnevust, jah. Ja ma kuulen sind ja siis hästi sarnane, nagu kuidas mina töötan, aga ma kujutan ette, et ikkagi sinu töös on see, minul on oma kihid ja sinul on ilmselt mingisugune kiht ikkagi selles kehatöös, mida mina näiteks ei praktiseeri. Ja ma just, miks see küsimus oli mul ennem tegelikult näiteks, et kui mul on, ma ei tea,
ütleme vaagna-asetus või kuidagi midagi on nagu sellist kehas, mis on paigast ära või ma kuidagi toetun rohkem ühele poolele, on ju. Sa enne mainisid midagi sellist, et on sügavamad kihid, mis siis nagu selle taga on, et su kehahoiak on seal, on ju. Et kas, et ma kujutan ette, et see on võib-olla mingi asi, mida siis Aleksandri tehnikas nagu saab veel süvitsi vaadata, et kas sa saad mõne näite tuua näiteks sellest, et mis see sügavam kiht siis tähendab, kui midagi on kehahoiakus või sellises mingis pingekohas kehas või mingisugust liigesvalus või mis iganes, ja kuidas see siis on seotud nende sügavamate kihtidega, mis tegelikult närvisüsteemis või meie mustrites on. Proovin siis oma kogemusele sõnu külge pookida. Mingis mõttes võib öelda ju, et igale asendile vastab meie psüühikas mingi huvitav koht. Nüüd ma ei saa vastata, mis sa tunned või mis keegi teine tunneb, kui sa oled mingis konkreetses asendis. Et see on nüüd see koht, kuhu saab minna uurima. Et mis info hakkab seal tulema, kui sa oled natukene millimeeter ühel pool või teisel pool või kolmandat moodi veel. Mis info hakkab sealt tegelikult tulema, et seda on nagu huvitav jälgida, et mul endal on olnud väga huvitavaid kogemusi, kus selle töö käigus tulevad üles mingid mälupildid lapsepõlvest, mingites hetkedest, kus ma tundsin ennast üksi või kui oli väga raske ja tulevad emotsioonid ülesse, ja lihtsalt sellepärast, et ma mõtlesin oma istmikuluudele või puusadele või puusaliigestele, eks ole. Et seal võib igast asju nagu juhtuda. Et usaldada selles protsessis siis seda, mis tegelikult tuleb ülesse. Ja minu nagu enda lähenemine on see, et kui ei sügele, siis ei ole vaja kratsida, eks ole, et niisama, ma ei tea, elama elu, eks ole, et lihtsalt sellepärast, et midagi muud teha pole mõtet ka kaevata. et küll need asjad, millega on vaja tegeleda, tulevad nagu siis, kui on selleks aeg, on meie süsteemis mingi valmisolek nendel asjadel otsa vaadata, et ma ikkagi väga usun ja usaldan oma keha ja üldse meie kõigi kehasid selle koha pealt, et meie kehad on väga targad ja väga intelligentsed. Ja küll nad annavad meile märku. Aga jällegi selleks, et me saaksime sellest infost aru, on vaja oma kehaga olla kontaktis, muidu see on niisugune nagu tuumafüüsika jutt, on ja mis see tähendab. Ja paljude jaoks on tuumafüüsika, mis tähendab olla kehaga kontaktis. Jah. Et ka seda tegelikult ei osata kogeda. Ja kehaga kontaktis olemine, eks ole, võib tähendada väga erinevaid asju, kui sa küsiksid sportlase käest, eks ole, tippsportlase käest, see tähendab ühte asja, minu jaoks see tähendab teist asja, sinu jaoks see tähendab kolmandat asja, et see ju kõik oleneb sellest, et mis praktikate, mis lähenemistega me oleme kokku puutunud. Me võime rääkida oma kursustel, näiteks ma räägin, et me võimegi rääkida, eks ole, tasakaalust, koordinatsioonist, lihast aktiivsusest, me võime rääkida eneseväljendusest, hääl, hingamine, joondumine, võime rääkida žestidest, me võime rääkida organitest, mis me veel võime rääkida, kehaga kontakt, propriotseptsioon, eks ole, milline minu keha asend on ruumiga suhtes, eks ole, kus on minu õlad suhtes üksteisega või kus on minu põlved suhtes üksteisega, et nii palju erinevaid ju võimalusi on olla oma kehaga kontaktis või vajadused, intuitsioon, tsüklitarkus, energia, nii edasi on ju. Et tegelikult see ei ole midagi müstilist või midagi esoteerilist, see on väga praktiline, iga asja kohta on nimi. Tulles tagasi nende etappide juurde, siis mis sinu kogemus on, mis on inimeste jaoks kõige üllatavam osa sellest protsessist, et see nagu toob tõesti selline asi, toob nüüd kõige sellise suure muutuse? Ma arvan, et ikkagi see enese päriselt vastuvõtmine ja see on minu jaoks olnud võib-olla kõige keerulisem. Ja ma näen ka, et
et nende inimeste jaoks, kellega ma töötan, kõige keerulisem koht. Et tihtilugu tullakse ka Aleksandri tehnikasse, hakkame harjutusi tegema ja siis tahetakse hästi õigesti teha. Kardetakse valesti teha ja hästi tubli ollakse. Ja siis ja mingis mõttes me ju töötamegi just sellega, et mitte midagi ei saa valesti teha, midagi, neid arvutusi ei saa valesti teha ja neid ei saa ka õigesti teha. Et sügavamal tasandil me ikkagi tegelemegi just selle kihiga tegelikult. Ja mulle ikkagi tundub, et mida rohkem me oma kehaga kontakti tuleme ja mida rohkem me hakkame üldse asju märkama, siis ilmselgelt seal on see, et mis seal kõik on. Seda ongi raske nagu ju ka vastu võtta, need kihte alati tuleb ju jälle üha uuesti nagu ülesse. Et see on üks selline võib-olla kõige üllatavam ja nagu natukene võib-olla ka kõige raskem asi tavaliselt inimestele. Ja ma arvan, et ka just see nagu mitte tegemise kvaliteet, ehk siis Aleksandri tehnika loogika või minu üldse võib-olla elu loogika või mingi sügavam suke arusaam printsiibist, kuidas asjad töötavad, et jah, meil on nagu väga oluline olla nagu selge oma taotluses, et mida me tahame, et juhtuks. Aga siis me peame sellest lahti laskma. Ja võt see lahti laskmine on ka hästi keeruline. Et kuidas ma teen siis seda harjutust nii, et ma päriselt lasen lahti sellest lõpptulemusest, eks ole, et me oleme hästi meie organism on tihtilugu või kogu aeg tegelikult organiseerunud ikkagi ju selle lõpptulemuse ümber on ju. Et kuidas ma tean, mida ma tahan, et juhtub ja kuhu ma tahan jõuda, kuidas ma sellest lahti lasen, kuidas see käib. Et see on ka niisugune üllatav ja keeruline ja just see vähem tegemine. Et see on võib-olla see, mida öeldakse ka, et hästi üllatuslik, et vau, et kuidas nagu nii vähe tehes tegelikult. Et kuidas vähe tegemine on palju raskem kui rohkem tegemine, aga samas see vähem tegemine on see, mis annab selle sügava lõdvestuse ja kerguse ja avardumise ja hoopis teistmoodi nagu olemise tunnetuse. Jah, ma olen hästi nõus, ma ise ka kogen seda, et isegi praktikate tegemine ei ole nagu inimestel keeruline või raske, et ongi täpselt see iseenda vastuvõtmine on ju. Ja kindlasti see lahtilaskmise pool ka, et iseendast ka rääkides on ju, aga täpselt need on ka minul on kõige keerulisemad kohad. Et aga samas üllatuslikult ma mõtlen enda kliendi kogemustele, siis tegelikult väga paljud isegi üllatuvad sellest, kui palju nad iseenda kohta ei tea on ju, või et ei märka. Või siis nagu, et kui palju nad tegelikult räägivad mingeid lugusid iseenda kohta või sellist nagu on ju see sisekõne, et mida nad ennem ei ole teadvustanud või nad ei ole teadvustanud, et need on lihtsalt lood ja need ei ole tegelikult tõde ja nii edasi, et see on nii huvitav, et tegelikult nagu sarnased kohad inimloomusele on nii üllatavad ja samas sarnased kohad on rasked. Kuidas sinul selle lahtilaskmisega on? Kas see oli sinu jaoks, sa ütlesid, et see oli natuke nagu isegi sinu elu filosoofia või selline lähenemine? Kas on sinu jaoks kogu aeg kerge olnud? Mis sinu selline teekond seal on olnud ja kuidas sa ise selle lahti muukisid? Ma vahel mõtlen, ma olen nii tänulik, et ma jõudsin selle tööni tegelikult nii noorena. Ma üldse ei kujutaks ette, kes ma oleksin ausalt öeldes ilma selleta ja ma kindlasti ei ütle nüüd, et see üks tehnika nagu aitab kõige vastu või nagu, aga see andis mulle töövahendid, millega endasse vaadata ja mingisuguse kompassi nagu üldse kust nagu pihta hakata ja selline eneseaktsepteerimise ja lahtilaskmise teema. Kogu see õpetaja koolituse aeg tegelikult. Mul on meeles üks tore lugu Londonist, kui ma õppisin Londonis. Mul oli selline suur nagu Hagrid sealt Harry Potterist, üks õpetaja, suur kogus armastust. Ma ei tea, ta oli 2 meetrit pikk, suur mees. Ja ma mäletan, et ma läksin temalt siis turni saama, mis on siis Aleksandri keeles selline nagu mini individuaaltund. Ja siis ma seisin seal ja siis ta ütles, et aga nagu, mida sa rabeled, vaata, et lihtsalt ole nagu, et sa ei pea päriselt ka mitte midagi tegema. No ja siis ma seisin seal minut aega ja siis ta ütles, nagu, kuule,
no mida sa sisemiselt niheled, vaata, et nagu ole lihtsalt, sa nagu päriselt ka ei pea olema see tubli õpilane siin, on ju. Ja siis sellel hetkel ma hakkasin nutma ja 4 päeva järjest nutsin. Sest et see mõte, et ma päriselt ei pea midagi tegema ja ma päriselt võin lihtsalt olla, oli midagi, mis ma ilmselt polnud mitte kunagi endale tegelikult sügaval tasandil lubanud. Ja justkui nagu see lahti laskmine siis igasugustest ideedest enda kohta või mis ma arvan, et ma pean olema või pean tegema või pean näitama. Et see oli nagu selline, kui ma mõtlen nagu, et mis oli minu jaoks siukene nagu hästi suur nagu lahti laskmise koht või olemisse iseenda autentsuse suunas väike samm, et see oli kindlasti üks selline moment aga noh, lahti laskmine, kuna ikkagi Aleksandr Teiniku üks põhiküsimus on ju see, et kuidas ma reageerin millele iganes elule, eks ole, ja mis on minu harjumused, siis noh, neid uskumusi, mida ma olen ju ise lammutanud, no neid on siin, me võiks sellest rääkida 24 tundi järjest, et ikkagi kogu aeg ju küsid enda käest või jälgid, et oota, mis see lugu nüüd on või kust see tuleb ja kas ma täna valin seda uskuda või valin hoopis midagi muud uskuda. Et see on ka nagu selline lõputu, ma arvan, ma iga päev lasen jälle millestki lahti. Ja valus on, hirmus on, valus on, ebamugav on. Ja vahel ma mõtlen, et tahaks vähem teadlik olla. Elu oleks nii palju kergem. Noh, ma ei usu, et tegelikult oleks. Ei oleks. Ei oleks. aga vahepeal tuleb küll siuke, et okei. Ma nagu tahaks, et ma seda enda puhul ei teaks. Ma tahaks mingis mõttes sammu tagasi astuda, olla nagu ignorantne mingite asjade suhtes, aga siis samal hetkel ongi see, et kui sa juba midagi tead enda kohta, siis ei ole nagu võimalust enam kuhugi pageda. Või noh, et sa tead, sa ei saa enam tagasi minna sealt. Minu jaoks oli see võib-olla see, mis mind aitas. Mul oli ka mingi hetk, et nagu kaua võib, ja ma saan aru, et ma põhimõtteliselt võin terve elu lõpuni lihtsalt nagu kogu aeg avastada mingeid uusi kohti. Siis mind ikkagi aitas see, et mida rohkem ma avastan neid kohti ja selle kihi maha võtan, seda lähemal ma jälle jõuan selle autentse helleni, kes seal sees on, nende kihtide all on ju. Et siis see kuidagi aitas, et kui tuli jälle midagi üles, siis vahepeal oli küll niimoodi, et nagu võiks vähem teada, et mul oli sama koht. Ja siis kuidagi kui ma enda jaoks nagu ümber sõnastasin selle, et jälle mingi kiht nagu, mis läheb maha ja siis ma jõuan jälle natuke lähemale selleni, kes seal kõikide nende ehitatud maskide taga on ju, keda ma ise ka ei tea, mis maskid mul seal kõik on. Et jah, aga siis see, mis sa jagasid selle kohta, et olemise kohta, ma arvan, et see on üks kõige keerulisemaid kohti, eriti naistel. Mul on selline tunne, aga kindlasti ka paljudel meestel, sest see on ebaturvaline, et ma lihtsalt olen, on ju, ja ma ise ka olen hästi palju mõelnud sellele, et üsna hiljuti nagu kirjutasin enda märkmikusse, et ma väärin oma eksistentsi ka siis, kui ma ei tea midagi, ma ei tee midagi, ma ei tea, mis iganes ma sinna veel kirjutasin. Ja siis ma nagu lugesin seda ja siis ma mõtlesin, et ma saan sellest nagu mõistusega aru, aga ma ei ole kindel, et ma nagu kehaliselt päris nagu, et need kihid kõik on tegelikult langenud. Ja ma ei teagi ise enda sees, et mis selleks peab juhtuma. Et kas ma korraks tõesti pean kõigest korra loobuma ja olema selles tugevas ebamugavas tundes, et ma ei teagi midagi, ma ei teegi midagi, on ju. Ja ma ei ole keegi, on ju. Või ma saan tegelikult selle koha läbi hammustatud või vähemalt näha seda kohta ka ilma selle nii-öelda tühjuse tundeta seal on ju. Et seda ma ei ole tegelikult iseenda jaoks läbi hammustanud, et ma kuidagi tunnetan, et ma ei tegutse selle pealt, aga samas on selline tunne, et ikkagist mingisugune, ma pean pingutama, koht on seal olemas, on ju, et lihtsalt olemisega ju ei loo asju, on ju, kuigi nagu ma tahaks jubedalt seda nagu uskuda, et ma olen seal, aga ma ei ole kindel. Et kus hetkest sina vähemalt sind kuulates ei tunne, et sina oled sellest kohast nagu läbi, et sa nagu kehaliselt ja kuidagi tunned tõesti, et see koht on sul läbi hammustatud, et sellest lahti laskmisest, et sa oled tõesti kõikidest nendest kihtidest lahti lasknud, et sinu eksistents on väärtuslik ka ilma mitte millegi nagu tegemise või toimetamiseta või teadmiseta.
Minu kogemus on näidanud, et nii kui ma isegi mõtlen, et nüüd ma olen kõik need asjad läbi hammustanud, siis ei tasu seda mõelda, sest et hopsti tuleb mingi uus väljakutse. Nii et ma ei usu, et ma arvan, et see töö on elukestev. Lihtsalt ma ei tea, mulle tundub nii, kui ma vaatan ennast, kui ma vaatan oma kliente, kui ma vaatan oma coach'e, seal on alati veel kihte. Jah. Samas ma tean paari inimest, kes on nii sügavas selles teadmises või neil on juba see nagu kiht saavutatud tegelikult, et ühesõnaga. Aga mis on veel selle veelgi? Jah, aga see ei tähenda, et nendel ei oleks millegagi tegeleda elus, et neil on ka eraldi kihid, aga see, et ma lihtsalt olen ja mina olengi nagu, ma ei tea, armastus ja lihtsalt olen ja eksisteerin ja sellest piisab, et see on nagu selline koht. Ja ma arvan, et selline enese nagu teistega võrdlemise koht on ohtlik, et ma arvan, et me saame ainult vaadata ennast, ongi võib-olla täna ja 10 aastat tagasi ja näha neid edusamme ja võib-olla kui ma vaatan ennast tagasi 5 aasta pärast, siis ma näen, et ma olen veel sügavust juurde saanud ja avanemist juurde saanud, et ma pigem kuidagi ise mõtlen sellest kui sellisest põnevast teekonnast ja selle autentse mina poole ja kuidagi et see ei ole ka mingisugune asi, mida peab nagu ära tegema. Et ja samamoodi ka see, et me ju ei eksisteeri tegelikult eraldatud teistest inimestest ja maailmas toimuvast. See tähendab, sa võid täna olla väga zen, aga võib-olla homme su ellu tuleb inimene või midagi juhtub, mis käivitab sinus midagi, millega sul on siis vaja tööta. Et selles mõttes see ju see on kogu aeg see dialoogilisus ju sees. Jah, et ma arvan, et minu puhul on see, et mul on nii tugev uudishimu, et ma tahan teada, mis tunne see on. Aga vaata ongi, et tegelikult tuleb ka sellest lahti lasta. Et ma pean teada saama, mis tunne see on. Et see on nagu ka selline koht, aga okei, ma ei tea, siuke tiitur tuli. Tuli väike tiitur meie Aleksandri tehnikas. Aga see on mulle welcome to my brain. See on see, milles ma iga päev mõtlen. Aga jah, see on, kui sa küsid, et kas ma olen olnud sellises kohas ja kogenud seda, mõtlen, kuidas seda sõnastada sellist, et ma olen mitte keegi ja täiesti tühi, jah, ma olen kogenud seda. Ja seal on alguses olnud väga palju hirmu, kuna mitte ühtegi eksistentsiaalset käepidet ei ole, mis ankurdaks. Aga samal ajal siis on tulnud see meeletu potentsiaal ja ruum ja vägi ja võim, on ju. Okei. Ja see on kehaline kogemus. Jällegi see ei ole, see on kehaline kogemus. Ja ega sellest ma olen istunud mitu korda. Ja iga kord ikkagi ta läheb järjest magusamaks. Kui sa oled seal nagu sellises teadmatuse kohas. Ja see on täpselt see koht, kus see 3. etapp, mida sa kirjeldasid, see eneseregulatsioon selles, sest teadmatus on ju nii ohtlik meie süsteemile, et siis seal ikkagi selle eneseregulatsiooni kaudu ja nende tehnikate kaudu ikkagist anda süsteemile teada, et sa ikkagist tead ka siin ellu, et sa ei sure ära siin, nagu kui sa ei tea, mis saama hakkab või kui sul ei ole nagu ühtegi seda käepidet, kuhu nagu haarata. Et mina näengi, et see eneseregulatsiooni etapp on ka see, kus sa tegelikult ehitad üles seda närvisüsteemi võimekust hoida laengut, eks ole, ja seda konteinerit. Ja siis, eks ole, on see enese nii-öelda meisterlikkus, aga peale seda tuleb ju etappe juurde ja mingis mõttes on see ju see hetk või see etapp, kus sa lased kõigest sellest lahti, mida sa oled õppinud. Ja siis me räägime hoopis teisest kohast juba. Ja siis on hoopis teine mäng. Aga kust alustada, et kui sa täna kuulajana ka, eks ole, et kui sa koged, et elu lihtsalt juhtub sinuga, kõik on pekkis, on ju. Ja iga poolt valutab ja sa oled pingest, siis seal on sammud ees, eks ole. Eneseteadlikkus, eneseaktsepteerimine, eneseregulatsioon, enese meisterlikkust ja siis me räägime juba hoopis teist juttu.
mis on ka nii põnev. Mis on ka põnev. Okei, aga tulles siis tagasi selle maa peale. jah, nende esimeste kihtide juurde, et siis mis sa ise näed võib-olla nagu, mis muutusi inimesed siis kõige rohkem sinule kirjeldavad, et mis on võimalik? No üks asi on muidugi see, et leevendus nendele muredele, eks ole, aga tihtilugu ikkagi üllatutakse, et vau, et nad ikkagi õppisid enda jaoks täiesti uue oskuse. Noh, mida tihti öeldakse või korduma jäävad kohad ongi, et ollakse kohal, noh, kohalolu, miks on vaja olla kohal või mida annab elule juurde kohalolu, noh, see on ju vau. Tervise jaoks, suhete jaoks, karjääri jaoks, mis iganes sõpruste jaoks. Iseenda jaoks on ju. Et noh, täiesti teine kvaliteet tegelikult elul, eks ole, kehateadlikkus, kus on kogu info, mitte kogu info, aga väga palju infot, mis sul on tegelikult vajalik, eks ole, enda vastu lahke olemine, suhe endaga, leebus enda vastu, närvisüsteemi regulatsioon, et sa ikkagi suudad nii-öelda ennast reguleerida ka pinge all olles, et sa ei jää nagu ellujäämisrežiimi kinni, et sa suudad oma mõtteid juhtida, et kui enne oli võib-olla siuke, et lihtsalt mõtted kihutasid igas suunas korraga, siis sul on selline võib-olla, mulle ei meeldi see sõna kontroll, aga esimesete etappide juurde tagasi tulles on see oluline, et inimene tunneb, et mul on mingite asjade üle elus ikkagi kontroll. Igast asju on, mida ei saa kontrollida, aga ikkagi nagu, ma ei tea. Ise ennast saad. Jah, palju asju on see, mida sa saad teha. Et sa saad rullida selle mati lahti ja teha neid asju, on ju. Noh, näiteks, et ikkagi minna jalutama ja süüa tervislikult ja nii edasi, on ju, et palju asju on ikkagi sellised, mis on sinu kontrolli all, eks ole. Ja see annab ka meile turvatunnet tegelikult närvisüsteemi. Mis veel öeldakse, igasugune selline eneseteadlikkus, noh, igaüks kogeb või avastab, noh, täiesti jälle väga erinevaid asju. Mis veel öeldakse, hingamine, avatum kehahoiak, enesekindlus, julgus, piirid, et kus nende piirid on, kuidas ennast kehtestada, et ei tehta ennast enam väikeseks, vaid julgetakse võtta ruumi, julgus ka võtta riske, panna ennast mugavustsoonist välja, või no siis kellelgi on võib-olla vastupidi ka vaja, on ju. Et panna ennast ka mugavustsooni vahepeal, et kus keha saab taastuda. Et ja noh, muidugi siuksed asjad ongi, et valu leevendamine ja pingete maandus, et lõdvestus, kohalolu, kõik siuksed head asjad. Ja et kõik need, mida sa alguses siin rääksid, on lihtsalt iseenesesse tulemise nagu kaasproduktid või sellised on ju. Et aga ma ise mõtlen näiteks nendele inimestele, mõtlen iseenda peale võib-olla kõigepealt, sest minusuguseid inimesi ma arvan palju. Noh, näiteks ma tean, et ma toetun hästi palju vasakule küljele on ju, kuidagi see on automaatselt selline nagu muster, mis mul on, nagu see ei häiri mind, nagu mul ei ole ühtegi valu sellega seonduvalt, aga nüüd, kus ma olen sellest teadlik, siis ma nagu ei saa enam olla sellest mitte teadlik on ju. Et mis sa nendele inimestele ütleksid, et miks nad peaksid tegelikult tegelema sellega, et kui neil on mingisugune, ma ei tea, üks õlg on nagu kogu aeg ühest teisest õlast nagu kõrgemal või on nagu hakkavad kehas lihtsalt kehahoiakus nagu märkama mingisuguseid selliseid düsbalantse. No selles mõttes, et eks meie kõigi ju kehad on asümmeetrilised, sest et see kõik oleneb sellest meie taustast, eks ole, kust me tuleme, milline on meie traumataust, mis geenid on meil antud, millist tööd me teeme, milliste, ma ei tea, spordialadega, huvialadega me oleme tegelenud, kui on väga ühepoolsed asjad, eks ole, ma ei tea, flöödimäng, tennise mängimine, nii edasi on ju, ma ei tea, vehklemine. Või sa ikkagi töötad väga ühes asendis, eks ole. Et see kõik ju tegelikult aitab mingis mõttes kaasa sellele, et sul tekivad need asümmeetrid ja kehakasutus ei ole võib-olla ökonoomne. Miks sellega tegeleda? Ma arvan, esiteks üldse on oluline jällegi, ma arvan, me räägime nii palju sellest, aga võib-olla siis peab veel rohkem rääkima, et me võiksime ikkagi endaga hakata tegelema enne, kui keha karjub ja enne, kui ka poolt on valus ja et see ennetuse koht, eks ole.
aga noh, tihtilugu ikkagi on nii, et inimene ju tuleb siis, kui igalt poolt juba valutab ja on pinges, on ju. Aga noh, esiteks ütleme ongi, kui võtta lihtsalt näiteks seesama keha joondumise teema, et miks sellega tegeleda. Esiteks vähem pingeid. Nüüd ma ei ütle, et sa pead olema ühes asendis kogu aeg nagu robot või et sellepärast ma kunagi ei kasuta ise ka sõna rüht näiteks, et ma räägin kehakasutusest, ma räägin, sa oled ju, tasakaal on liikumine, sa ju liigud kogu aeg, sa hingad, sa oled inimene, sa oled elus, on ju. Aga jah, et ütleme, et ongi, et kui sa kasutad oma keha ökonoomsemalt, ergonoomilisemalt, kui sa istud arvuti taga näiteks, või kui sa kõnnid, eks ole, et sa ennetad vigastusi, sa ennetad neid pingeid, mis sul hakkavad kuhjuma, ennetad ka valu, on ju, liigeste kulumist, kui rääkida lihtsalt nagu füüsilisest kehast, on ju, saad paremini hingata, kui sa töötad arvutis ja tahad, et sul siin mingisugune protsess üldse jookseks, eks ole, siis sul on vaja hingata tulemuslikult, et kui sa oled kössis või nagu on ju, siis nagu kreeka eed, siis sa ei saa tegelikult efektiivselt tulemuslikult hingata. Ja samamoodi ütleme, et kui sa oled kogu aeg kössis, siis tegelikult sa saadad ka oma närvisüsteemi ju signaali, et oht on. Ehk siis, kui sa oled kogu aeg kössis, sinu närvisüsteemi jaoks oht. Ehk siis sa viid ennast läbi oma kehahoiaku tegelikult ju kroonilise stressi, jälle sa kinnistad seda, eks ole, võimendad seda. Muidugi see ei ole jälle nii nagu mustvalge, aga jah, et kui tahta ennast hästi tunda vaimselt ja füüsiliselt, siis on oluline need väiksed asju nagu märgata. Pluss, kui me toome tegelikult siia sisse ka sellise nagu enesekindluse teema, siis see, millise kehahoiakuga keegi istub või liigub või kehakasutusega, see ju tegelikult kui sa tahad näha välja ja tunda ennast ka enesekindlalt, siis see on ju väga selgelt näha, kes tunneb ennast hästi enda kehas ja kes mitte. Kes käib avatult keset tänavat julgelt ja selg sirge ja kes käib kikivarvul ja seina ääri mööda. Et palju kihte. Lapsevanemana tekkis mul selline küsimus, et sa ütlesid, et on ju, et sinu tänane kehahoiak võib olla sõltuv ka sellest, mis sporti sa oled teinud. Et kui, mitte et nüüd keegi nagu nüüd lapsevanem võiks mõelda, et issand jumal, seda spordiala ma nüüd kindlasti pane last tegema, on ju, aga võib-olla on ka mingi vanus, kus tegelikult näiteks tennis, mis on hästi ühe külje nagu sport, võib-olla ei ole kõige parem, on ju, et et kuidas lapsevanemad võiksid siis seda nagu teadlikult juba arvesse võtta, kui lapsele tõesti väga näiteks meeldib tennis, on ju, või et ma ei tea, mis veel need sellised sundasendid, ma ei tea, golfis vist on ka, on ju, võib-olla neid on veel, on ju, kindlasti, et mida siis juba nagu lapsega seonduvalt võiks tähele panna ja sellega tegeleda? Ma arvan, et kuna ma ei ole füsioterapeut, eks ole, siis ma selle küsimuse võib-olla vastan oma jällegi professiooni nurga alt, et ma arvan, et või kuidas mulle tundub, et see on väga minu isiklik arvamus. Et mina arvan, et on tore teha kõike ja selles mõttes kõike, mis sul meeldib ja lihtsalt ju hea, kui me teeme ka spordiala mõttes ju erinevaid asju. Aga ma arvan, et isegi suurem nii-öelda ohuallikas on ikkagi see nutikael ja see on minu meelest nagu see probleemi koht, et mitte spordiala isegi. Ja tänapäeval ju ikkagi treenerid on juba nii palju nagu minu meelest, kui on teadlik treener, siis nad teevad ju väga palju trenni ka nii, et see teine pool saab nagu ka tugevaks. Jah, et võib-olla jah, see sõnum ongi see, et kui ei ole see treener nii teadlik või ei mõtle pikemalt ette, et siis lapsevanem ise saab mõelda, on ju, et mis sinna juurde anda, et teine pool saaks ka, sest ma ise enda peal ka mõtlen, et nüüd, kui ma siis olen väga teadlik sellest, et ma seda vasakule küljele kogu aeg toetun, siis ikkagi nagu ka jõusaalis, on ju, et kui ma teen nüüd harjutusi, et siis ma teadlikult viin sinna paremale poole, et samamoodi mul lihasgrupid saavad muidu väga erinevalt seda koormust. Et ka selles osas ikkagist saab lapsi ju suunata, et olenevalt muidugi vanusest on ju, ja kui palju nad siit kuulavad, aga ja kõige rohkem ikkagi ju alati mõjutab meie enda eeskuju. Ja ehk siis, kui me räägime kehahoiakust, eks ole, et kuidas sina end hoiad. Et ma mäletan, et kui ma töötasin lastega, ma olen väga palju lastega töötanud ka, siis
ma tegin sellist eksperimenti, et läksin klassi ette ja olingi võib-olla terve tund kössis näiteks. Ja siis arva ära, mis tunni lõpus oli. Kuidas Kõik nemad olid kössis, istusid, jah? kõik olid kössis, on ju. Ja ma katsetasin veel seal näiteks häälega, on ju, et rääkisin terve tund, no võib-olla natukene nasaalsema häälega või. Ja mis sa arvad, kuidas lapsed rääkisid kõik tunni lõpus? Ehk siis me oleme ikkagi väga palju copy-paste ja mitte ainult lastena, vaid ka suurtena. Nii et kui sul on sõbranna, kes istub sirge seljaga ja maandatud ja ei tee ennast väiksemaks, siis suure tõenäosusega see hakkab sulle ka külge, see hea asi. Ja kui sul on sõbranna, kes istuvad ka kössis, siis varsti istud sina ka. Vähemalt mulle tundub nii. Minu vaatluste Peegelneuronid ikkagi. Jah, no just on ju, et jah. Väga hea point. Lahedad eksperimendid. Kas sa andsid siis lastele ka teada, et sa tegid nendega seda eksperimenti? Ma arvan palju, ja ma ei ole ainult lastega neid eksperimente teinud. Aga nii sa ju õpid. See niimoodi õpidki, jah. Et testid läbi need teooriad, mis su peas on, ju. Et kas tõesti siis minu hoiak tegelikult mõjutab, sest vahel on ka niimoodi üleüldiselt näiteks klassidest rääkides ja lastest on ja siis mõtled, et mis on selle taga, et üks õpetaja suudab nagu hoida, olla sõbralik ja hoida seda autoriteetset joont ja teine üldse ei suuda. Ja siis ta peab hakkama nagu, isegi kui ta on sõbralik, aga ne lihtsalt nagu ei suuda, on ja kõik, mida ta proovib. Ja siis lihtsalt jälgida, mismoodi see inimene tegelikult nagu kehtestab ikkagi ennast ka kehahoiakuna või nagu mismoodi on ju näoilm, et kõik asjad, need ju nii õudselt mängivad tegelikult rolli. No need mängivadki, et mitte väga need sõnad, mis sa ütled seal. Et ja, mina õppisin ennast kehtestama, kui ma töötasin hobustega, sest et see on jällegi, me võime minna mingi 15 aastat tagasi, ma olen palju asju teinud, aga kui sul ei ole piire ja sa võtad selle hobuse endale niimoodi külje peale, siis ta lihtsalt kõnnib üle sust, kohe näha, kellel on piirid, kellel ei ole, kui see hobusega väga kiire eksperiment, 2 minutit, saad aru, kiirem kui ükski somaatiline praktika. Mine võtta hobune korraks endale nööri otsa ja siis selgub tõde. Ühesõnaga, kui inimene tahab teada, kas tal on piirid või ei ole, siis analüüsiga ratsutama. Täna ma olen tädi ratsutaja, ma käin lihtsalt enda lõpuks. Spordina enam ei tee. Kas on midagi, mida sa ei ole öelnud, aga sa tahaksid kindlasti täna veel öelda, mis on jäänud ütlemata? Ma ei tea, võib-olla sul endal mingi küsimus veel, et just kui vaadata neid nii-öelda põhimurekohtasid, et kuidas või mis see nagu on, mis me teeme või ma ei tea, tekkis sul endal võib-olla mõni põnev küsimus või on nagu kõik oma põnevad küsimused ära küsinud, ma arvan, ja väikse tiitooriga ja mulle väga meeldisid need tiitoorid ka. Et võib-olla on ka see, et sellest esialgu piisab, on ju, et tegelikult nii selged etapid on ja mida mööda sa liigud, kes võiks sinna tegelikult piiluda, mis sealt võiks oodata ja et see ei ole mingi kiire lahendus, vaid töö tuleb ikka ise ära teha. Jah, ja samal ajal ma julgustan, et... Ja samas mitte võtta seda uskumust, et see võtab aega, sest vahel ta võib ka kiiresti võtta aega või kiiresti minna. Ja, see võib käia niimoodi ja siis sul on, vau, et võib-olla lihtsalt see väike julgustuse lõppu, et kuigi see ei ole kiire tee või selles mõttes sükke kiire lahendus, trikid, nipid, häkid, 10 sammu, nädal aega kõik probleemid lahendame ära, lahendus, millest ma ei usu, sest ma pole ise kogenud seda, ma pole näinud, et kedagi, ma pole kohanud mitte ühtegi inimest, kes on päriselt kuhugi iseendas jõudnud 7-päevase challenge'iga. Nii et lihtsalt võib-olla lihtsalt see julgustus ja lõppu ka selle koha pealt, et Aleksandri tehnika on väga nagu, või üldse minu lähenemine on väga delikaatne ja ta on väga nagu igaühe tempot austav. Ehk siis vahel me võime arvata, et muutusteks on vaja nagu hästi palju pingutada või hästi palju teha, aga pigem me just tegelemegi sellega, et kuidas teha vähem ja optimaalsemalt ja kuidas seda sisemist survet vähemaks saada. Et väikesed sammud iga päev tegelikult, et need ei ole mingid suured
asjad, mis me peame tegema, et meil oleks parem. Et need on väga väikesed sammud iga päev, pika aja jooksul ja siis on kõik parem. Ja närvisüsteem ei armasta ka väga suuri samme, on ju? Et tegelikult närvisüsteemi jaoks ongi neid pisikesi samme vaja. Just, et kogu aeg, eks ole, ma vahel ütlen seda, et 2 sammu sissepoole, 2 sammu väljapoole, on ju, et natukene, eks ole, pistad oma jalakese sisse mingisse teemasse ja siis tuled jälle turvatundesse ja mugavustsooni ja nagu maandus, on ju, ja siis jälle, et ma ei tea. Kus sind leida võib? Mind võib leida Instagramist, Facebookist, vaadata kodulehele, julgelt kirjutada, kui on küsimusi, et väga hea meelega vastan, teen tasuta konsultatsioone, kui kellelgi on küsimus, et mul on selline mure, kas see võiks ka mind toetada, et siis julgelt kirjutage, lepime kõne kokku. Ja kõik on vist sinu nimelised, on ju? Sinu koduleht? Kõik on minu nimelised, nii et on lihtne üles leida Hanna-Liis Lao. Aitäh sulle selle mõnusa vestluse eest, sinu energia eest, sinu enesekindla kehahoiaku eest, mida ma siin niimoodi muigega märkasin ja vaatlesin. Et see oli väga-väga mõnus vestlus, aitäh! Aitäh sulle! Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui saade sulle väärtust pakkus, siis minu jutt on ikka täpselt seesama nagu alati. Palun jaga seda edasi, sest sa ei tea, kelle elu sa võid sellega muuta. Sest on nii paljud inimesed, kes on mulle kirjutanud, et appikene, ma olen lihtsalt nii tänulik, et mu sõbranna sinu saadet mulle jagas. Nii et jaga ka sina. Ja kui sa ei ole veel Terviseprogressi jälgija Instagramis, siis leiad selle Terviseprogressi alt. Võid liituda ka minu uudiskirjaga, et olla kõige uuega alati ilusti kursis. Selle sa leiad tervisearengutreener.ee/uudiskiri. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.